tere sõbrad! Täna oleme jõudnud nii kaugele, et räägime ekstreemkaameratest, mida natuke on siin laua peal olnud, aga täna on neid siin palju. Kõige ekstreemsemad mehed kõige ekstreemsematest kaameratest. Ja lisaks käib meil siin kusagil ringi ka pommikoer, kes vaatab, kuidas nagu angle on altpoolt. Ja mis meil laua peal on? Meil on, hakkame sellest pihta, mis oli siis näiteks minule kõige lähemal. Just. Mis see on? See on Drift HD Ghost. Tal on värviline ekraan, mida teistel ei ole. See värviline ekraan on sellise 2-tollise Gorilla klaasi taga. Siis oma vormilt on ta, nagu vanasti oli, vaata, mis see siis oli? See oli kontuur. Kontuur, jah. Jah, et selline nagu püssikuuli tüüpi ehitusega. Samamoodi nagu kontuurilgi saab tal keerata ekraani. Siis objektiivi nagu? Jah, ekraan, muidugi objektiivi, jah. Ekraani ei saa keerata? Ekraani saab koos kaameraga niimoodi keerata. Ja objektiivi kogu seda sensorit siis saab keerata täpselt 300 kraadi ulatuses, nii et peaaegu oleks ole täisring peale, mis on väga hea. Paned kiivri peale paika ja teinekord tahad pea alaspidi sõita ja pilti õigetpidi saada, siis keerad lihtsalt objektiivi, mitte ei pea sättima kaamerat ümber. Just. Ja üks erinevus, mis paistab, on see, et ainuke kaamera, millel ei ole väliskeste. Ehk et ei ole eraldi sellist ümbrist nagu kohe, mis peaks ümber olema, et saad kasutada niisama ilma välise kesteta. Ja välise kesta, kus saab panna, siis ta on veel veekindlam, aga ta niimoodi karbist võttes on siis 3 meetrini. 3 meetrit küll, aga selleks peab siin taga olema siis selline kinni keeratav klapp, et siin komplektis on kaasas tegelikult 2 klappi, siin on üks klapp, millel on selline tihend taga, nagu siis see. Ja teine klapp, ausalt, mida siin laua peal mingil põhjusel ei ole, mis on vist peaaegu kaotsi läinud, sellel on need augud sees, kus saab siis laadida ja mikri sisendi panna ja see siis nii veekindel klapp ei ole, aga siin on nüüd tihendid taga ja see on siis see 3 meetri klapp. Omamoodi huvitav lahendus, mina kardan selliseid asju, mis käivad täitsa küljest ära korpuselt, et kipuvad ära kaduma, et ta vähemalt tundub, et ta töötab. Siin peal on 4 nuppu, millest käib kogu see loogika või kaamera siis reguleerimine, menu lihtsalt edasi-tagasi ja siis salvestama panek välja sisse lülitamine. Ja muidugi, nagu öeldud, seda kaamerat võib-olla mõnes mõttes on kõige kergem nagu seadistada, kui ei kasuta rakendust. Ehk et see ekraan on ju kõige suurem, siin on nagu sümbolid kenasti näha. Siis on siin karbis kohe kaasas lisaks kaamerale ka pult. Jah, see pult on meil siin kuskil laua peal. Kas keegi näeb seda pulti? Pult on meil kuskile läinud juba liikvele. Ja, pult on meil täitsa olemas. Pult on meil jõulumakotis. Vot, selline asi. Väga väike, väga arusaadav. Ütleme jah, 2 suurt nuppu ja üks nupp paneb salvestamise käima, teine nupp paneb salvestamise seisma. Aga see ei ole kõik. Seal on väiksed leedid ka peal, eks ole? Ja lülitame ta sisse, siis peaks see olema kohe näha. Et kui selle puldiga kaamera nüüd on ära paaritud, mida ta vist loodetavasti on, siis peakski juhtuma nii, et siit pealt saab panna teda käima just. Siis kui video salvestab, siis on need leedid vilguvad punaselt ja saab ka teha salvestamise ajal pilte, et kui vajutada seda sama käimapaneku nuppu uuesti, siis kaamera lihtsalt teeb pildi, et see sinine vilks tähendas seda ja seisma paneb teine nupp, kaamera teeb väikse piiksu ja kui need vilguvad nüüd jälle roheliselt, kui salvestama on punane ja siis saab ka neid režiime vahetada, et värvid näitavad siis, mis ta parajasti teeb, et kui siin samal ekraaniga vaadata, siis tuleb nüüd pähe õppida, et kollane on fotorežiim, lilla või mis iganes värv see on siis nagu timelapse ja mis värv see on hele ja sinine, see on siis sarivõte. Okei. Iga tahes väga kihvt lahendus, tõmbad endale vöö peale, tuiskad ringi, vilgud erinevat värvi, natukene hea ka paistab silma. Aga üks võte oli tal päris huvitav veel, mis oli vist selline, mis ajas siis kas ette või taha filmis mingisuguse lõigu. Ehk et sa võid kogu aeg filmida ja siis kui sa tunned, et nüüd tuleb hea tee, näiteks sõidad tsikliga kuskil, tuleb kihvt kurviline tee ja siis mõtled, et nüüd on hea koht filmimiseks, siis saad vajutada nuppu ja saad ennem ära seadistada, et ta filmib siis pärast nii-öelda minut enne ja siis näiteks 5 minutit pärast, kui sa oled nuppu vajutad, nagu võtab sellise nagu ühe faili.
nimetavad nad seda flashback video režiimiks. See on päris huvitav sellel nagu aparaadil, et seda vist on ka teistel olemas. Teistel sellisel kujul ei ole, on võimalik panna küll nagu ringsalvestus või selles mõttes, et luupima siis Hero puhul. Aga sellist võimalust, et sa lihtsalt võtad alati tüki ja ei võta suurt vorsti kohe, et see on päris mugav. Päris mugav. Ja seda on hea kasutada selle aparaadiga ka, sest aku pistab oluliselt rohkem siit nagu ju voolu välja kui teised seadmed. No aku on ka suurem, aku on ka suurem ja muidugi kaameraga on suurem, et kui nüüd ikkagi teda käes niimoodi katsuda ja kaaluda, siis ta on ikka päris pontsakas. Et kui see nüüd teibiga omale kuskile otsa ette panna või rihmaga, siis võib-olla kindlam oleks juba 2 tükki panna, siis on nagu tasakaalus, eks ole asi. Üks ette, üks taha. Nii, aga võtame järgmise kandidaadi ka kiirelt ette, Sony. No sina oled Sony mees, võib-olla oskad sellest nagu hästi rääkida, et mina korra võtsin kätte selle ja ma sain aru, et saab ka kasutada kindaga ja on kuidagi võimalik, et nupud seal külje peal olid suhteliselt nõuksed, võib-olla nõuksed kummalised. Aga... kui me juba sellest kindast ja sellest räägime, siis muidugi ka drifti puhul peab nüüd mainima, et ega kindameestel siin ei ole suurt midagi teha. Kui sul on sikki kindid ka veel käes, siis on nagu et ega driftil põhimõtteliselt toob siis, kuidas see väljend on, Eesti mingi väljend, kastanid toob tulest välja, niisugune väljend on. Et see pult toob need asjad sealt tulest välja, et kui seda siin kaasas ei oleks, siis nende nuppudega, isegi ilma kindlata ausalt öeldes, ei saa aru, mis siin peal toimub. Et siis Sony puhul, vähemalt kinnas või mitte, Sony puhul see nupp on siin taga ikkagi korralik suur nupp. Küll aga muidugi seda, kas kaamera nüüd filmib või filmi, eks ole, et kui me veel mäletame, milline oli kontuuri lahendus, seal oli peal selline suur liug lüliti, siis paraku sellist rõõmu ei paku siin nüüd küll ükski, et põhimõtteliselt ikkagi kui vajutada seda nuppu, küll ei pea Sonyt sisse lülitama. Et Sony pluss võib-olla on see, et kui teisi kaameraid sa pead nagu sisse lülitama, siis Sony puhul lihtsalt piisab siia vajutamisest. See on küll hea omadus minu arust. Juba ta salvestab. Kui sul on eelseadistatud video peale alati, kui sisse lülitad, siis kohe on kõik lõps ja toimib. Küll seda, kas ta nüüd salvestab jällegi, peab vaatama seda väikest leedi siin taga, või siis teine variant on võtta rakendus. Rakenduste poole, vaatame võib-olla pärast siis kiirelt veel ka üle, kõigil on see olemas. Ja Sonyl saab ka panna selle nupu nii-öelda lukustada, rec hold, ja sellest samast lülitist, et sa juhuslikult seda nuppu näppima ei hakkaks, kui sa teed mingit sellist aktsiooni, pea lendab igale poole vastu näiteks. Ja siis vanasti Sonyl ei olnud neid nuppe siin, et see on nüüd, Sonyl peab ütlema, et see on teine versioon Sony kaamerast. Sony tuli välja sellega eelmise aasta sügisel, või siis juba üle-eelmisest sügisel mudeliga AS15, see on nüüd mudel AS30 ja põhimõtteliselt vormilt ja nii-öelda esimesel pilgul on kõik väga sama, aga siis ongi täiendus see, et ennem läbi korpuse ei saanud nagu midagi vajutada, sa ainult vajutada seda ja rohkem ei saanud vajutada, mingit seadistamise varianti ei olnud. Nüüd on siin nupud, saab siis põhimõtteliselt kaameraga peaaegu kõike teha ja mul on ka tunne, et nad on seda korpust muutnud selles mõttes paremaks, et eelmisel aastal, kui me selle vist siin laua peal ka lahti võtsime, siis esimene asi, mis ära kukkus, oli see. See oli kohe siin laua peal ja näed, nüüd ei tule. Ära räägi, vaatame, inseneritöö vahepeal toimub. Tootearendus on toimunud. Aga kaamera ise muidugi on, nagu öeldud, täpselt sama ja kui te tahate nüüd siin muid liideseid asju kasutada, siis need on ikkagi siin all mikrofoni sisend, et seda ei saa läbi selle korpuse. Väline laadja ja kõik muud asjad. Jah, aga siis ta peab olema väljas ja siis teda ei saa jälle kuskil kinnitada, nii et reaalsuses ikkagi siin sees... Seda saab sellise hea nagu salakämmina kasutada, et võtad niimoodi, pistad nagu rusika sisse endale selle ja siis ongi niimoodi, et saad paneta filmima ja saad käia ringi ja vaikselt metroos teha siis selliseid pilte, nagu sa tahaksid siis filmida. Või siis teine variant muidugi, mis siis Sony puhul väärib kindlasti märkimist, on see, et võib-olla see on teistel ka saadaval, aga Sonyl on see meil olemas. Nii, pommikoer saabus ka siia. Ta kõigepealt vaatas teekonna üle, et seal juhuslikult maamiine ei oleks kõik muud. Ja pommikoeraga on siis selline lugu, et saab panna talle sellise vesti ümber ja kui see... Kaamera käib siia sisse, ilusti kinni, korpusele peale ja tegelikult saab teha nii nalja kui ka ilmselt täitsa tõsist asja, sest kui on ikka mingisugune suuremat klassi peni võib-olla, kes tõesti, eks ole, mingi politseikoera tüüpi mees, eks ole, see tahab ju, või see mingid võitlused, mis iganes aktsioon, siis tõepoolest, kui süüke kaamera on seljas koeral, siis jääb ju peale võib-olla nii mõndagi olulist, et kas oli põhjust hammustada või mitte näiteks. Kumb provotseeris, kas koer või siis... Aga ka sellise
pisikese pommikoeraga tegelikult oli väga lõbus vaadata, mida ta näeb, sest kõrvad on nagu sihik ja siis kui ta ennast raputab, siis on veel selline eriline režiim, sest pilt on keskelt paigal. Nii et Sonyga on siis selline variant, et laseme pommikoera siia nüüd liikvele koos kaameraga, vaatame, mida ta näeb. Nüüd on see asi, et vist Sony oli ainuke, millel on stereoheli, eks ole? Jaa, Sony on stereoheliga kaamera. Siin korpuse peal on isegi sellised membraanid. Et kui sul on korpus peal, siis isegi see helikvaliteet on enam-vähem. Enam-vähem, ja et korpus on ju tegelikult ka 60 meetrine, nad lubavad lausa. See on väga julge lubadus. Minu arvates on see ka, ma kahtleks selle peale, et siin on mehed öelnud, kes on surfamas käinud nendega, et juba siis leidsid nad siit seest mingisugust veemolekule või midagi sellist. Noh, vaat ei tea. Sony puhul peab nüüd veel kiitma, mis on siis juurde tulnud uuel mudelil, GPS. Jaa. See on minu arvates küll üks väga vajalik asi ekstreemkaameratel. See oli kontuuril ja teistel seda ei olnud ja nüüd on siis Sony pannud selle juurde väga super. Ja mugavamaks teeb veel ka siis selle kaamera ühendamise mobiiliga see sama NFC, eks ole. Et kui kaamera on sees, siis ikkagi kui on NFC-ga mobiil, siis ei pea tegelikult siin midagi muud tegema, kui kuskilt siin natuke nühkima, kus see õige koht on. Ja juba ongi nad ühendatud. No, et juba ei ole, eks ole. Äkki juhtis korpusest välja võtma. Ja siis ühendab? Ei, no see on ebareaalne. Ai, muide, see telefon on lihtsalt lennurežiimis. Näed siis. Et lennuki režiim teatavasti lülitab ju välja. Sa tulid jälle kuskilt välismaa? Ma tulin lennukiga seda puhku, et telefoni jäi veel vaatame kohe. Just. Ja ühendada ruttu ära, muidugi see tarkvara, ma lubasin pärast poole rääkida, ma ei tea küll, millal see pärast poole on, aga Sony puhul on see sama Play Memories ja see teeb oma asja ära, aga ta ei ole ikkagi võrreldav siin näiteks kontuuri, mitte kontuuri, vaid Heroga. Et siit ei näe counterit, kui video käib ja ta on selline, küllalt primitiivne. Sai see kõiki asju muuta, aga samal ajal toimib täitsa kenasti, nagu ta ikka nende asjadega toimib. Siis sama soft nagu nende objektiivide puhul ja mis iganes muude Sony mulle iseenesest meeldivad need variandid, kus on need kaamerad ehitatud nagu siis püstised või kuidagi nad on nagu teistpidi, nad ei ole nagu horisontaalselt sul kuidagi ees niimoodi nagu siis see GoPro, mida me vaatame järgmisena, et kui vaadata neid sõidukeid ja inimesi, kes nende GoProga ringi sõidavad, siis need vaatavad, mis asi see peas on, mingi suur kandiline lätakas lihtsalt on või kuskil külje peal. Et ta kuidagi tundub nüüd ka omamoodi. Et see disain lihtsalt nagu meeldib rohkem, aga kui nüüd GoProst rääkida, siis näeb täpselt samasugune välja nagu eelmine või? Jah, 3+. 3+-ist me tegelikult tegime Randoga saate, kui see tuli, see oli juba sügisel, nii et siinkohal põhimõtteliselt vaadake ära siis see saade, siis me ei räägi võib-olla sellest GoProst nüüd nii väga palju, aga siin on läinud palju asju natukene paremaks, korpusel on suuremad nupud, korpus on läinud ise väiksemaks, mul on siin kusagil kaasas ka see vana korpusel, kes ei taha seda saadet ära vaadata, siis 3+ tõi endaga kaasa. Mõnes mõttes pisema korpusena. On tõesti. Ja ei ole ta siis nii veekindel 40 meetri sügavuseni, see on 60 meetri sügavuseni, aga olge ausad, ega vist väga tihti ei satugi nii sügavale. No jah, aga põhimõtteliselt Hero 3+ on ikkagi oma niisugustelt omadustelt, oma pildi kvaliteedilt ja sellelt on ta endiselt väga hea ja see väga hea on läinud paremaks, on läinud ka natuke paremaks aku vastupidavus. See on asi, mis GoPro-del on alati olnud kõige nigelem. Ja see on ikkagi muidugi, kõige vähem peab see aku ikkagi vastu. Kuskil 100 minuti ringis, ma saan aru. Umbes niimoodi, jah. See on tegelikult nii erinev ka. See oleneb sellest väga palju, kas Wi-Fi on sees. Oleneb ka temperatuurist. Ta läheb küll kasutamisega natuke soojemaks, siis ta jälle peab vastu kauem, aga kui väga külm on, siis võib see olla natuke väiksem. Nii ja naa. GoPro heli kohta on ka see uus korpus, teeb natuke seda helisalvestust paremaks, sest kes teavad vanad GoPro videod kõik. Et nüüd on natuke parem, nüüd on nagu oleks üks ninapuu ainult kinni. Ja muidugi GoPro'le, mis on tore, on ju lõputult lisavarustust, näiteks selline sama klamber, kui te nüüd toas kasutate, eks ole. Siis ei ole siin üldse vaja taolist korpust panna. Panete selle ümber ja heli jääb väga hästi peale. Heli kvaliteet GoPro'l väga hea, aga mono. Okay. Aga jah, pilt on ju põhiline ja heli spekter on hea. Ja GoPro'l ka muidugi kaasas on ikkagi endiselt pult siis 3+-il ja pult põhimõtteliselt dubleerib kaamerat ennast, displeid ennast ja see töötab väga hästi. Siin ei ole nagu mitte midagi öelda.
kinnitustest ma tahtsingi seda rääkida, et GoPro on läinud seda teed, et vaadanud, kuidas neid kinnitusi üldse maailmas on nagu kasutatud, siis selline vahedega kinnitus või siis mitte sakkidega kinnitus, nagu on siin Driftil, on siis ilmselt nagu läbi aegade tegelikult kõige paremini töötanud, et mina suutsin ikkagist seda konkreetset kinnitust kõige paremini sättida ja kõige paremini kinni panna niimoodi, et ei tekkinud mingisugust lõtku. Siin Driftil, kui ma vaatasin seda kinnituste poolt, siis neil on niisugused sakid siin sees, ehk et sa pead nagu seda nõk keerama ja need sakid ilmselt ka pikema kasutuse käigus kuluvad ära. Ja sa ikkagist, kui sa kõvasti kinni keerad ja see kaamera on üsna raske ja ta on kuskil sul seadme küljest kinni, auto küljest siin rapub, siis ta lõpuks hakkab ikkagist nagu kuidagi nõksuma edasi tagasi, ehk et see pilt võib, ma siin proovin, siis ta käibki niimoodi. Nagu logiseks. Jah, nagu logiseks natuke, et see võib nagu tekitada selles videos nagu omamagu selliseid hälbeid. Aga teistpidi on jällegist see, et on olemas siis jällegist see tavaline, ütle nüüd uuesti, 3 jala siis. Statiivi kinnituse aus nagu, et saad siia suvalise statiivi külge panna ja saad ka kasutada muidugi auto külge, siis jällegist ei saa seda panna. Et võib-olla mõtlen midagi välja, et GoPro on selles vallas kõige paremini minu arust nagu asja nagu teinud ja arendanud. No GoPro puhul ka pildi kvaliteedist rääkides jäi mainimata, et see on ikkagi 4K, kes tahab. Täna ikkagi ainus selline kaamera, mis... Mitu kaadrit sekundist 4K teeb? Kas see 15. Okay. Ja see on täitsa vaadatav nagu? No on küll jah, no nii vaadatav kui see 15 on, küll aga saab teha täiesti 25 kaadrit või siis lausa 30 oleneb, kumb režiim on valitud, kus PAL või NTSC nüüd saab teha 2,7K videot, mis on selles mõttes tore, et ta on Full HD-st ju ikkagi peaaegu 1,5 korda suurema resoga, aga jääb kroppimisruumi. Ehk et saab nagu väga hea pildi kvaliteedi, väga palju piksleid ja teadagi ju sellises ekstreemtegevuses mõnikord on nii, et asi toimub siin nurgas ja muidu ei jäägi peale, eks ole, et siis saab kroppida. Ja siin on ka juures see nii-öelda superview režiim, millest me Randoga seal saates rääkisime. Rando üritas seda kuidagi arusaadavalt seletada, aga mina ka väga hästi aru ei saanud, aga see on siin peal olemas, mis siis jätab rohkem pilti ja asju. Ja siin on ka siis pimedas... Jah, siin on see Pro-Tune nii-öelda, mis siis, ütleme siis natuke võib-olla paralleeli tõmmata fotoga, võib-olla siis nagu RAW, päris seda ei ole, aga hästi suur striimi kiirus või hästi paks striim, hästi palju infot ja väga valgustundlik on ta sellises režiimis. Aga põritleme siis neid ka lõpuks nüüd kuidagi veel või... Siis jõuad sul hästi pikk nagu? Oli jah, nagu ikka. Millise sa võtaks? Millise ma võtaksin või? Mulle iseenesest meeldib Sony nagu kuju ja tegumood päris hästi nagu, et ma ei tea, kas kuidas see... GoPro-di võtakski või? Ma ei oska öelda. Ma tean, et GoPro-ga mul on olnud sellised kokkupuutud, et ma kuidagi hädas olnud nende nuppudega esiteks nagu, et ma ei tea sisse ja välja ja siis need režiimid ja siis ma ei saa aru nagu, mis toimub, eks ole. Aga mulle just tegelikult meeldib see selline nagu piklik kaamera nagu tegumood. Ehk et see on ilmselt väga tähtis osa, et siin saan teda täitsa filmida, näiteks siin ringi ratast filmida. Ja siin on see läheg on hoopis väiksem, nagu ma vaatan. Läheg on väga väike, jah. Sul on ka GoPro app kindlasti olemas, eks ole, jah? Kindlasti on olemas. Oled sa juba ühendanud sellega lausa ära või? Absoluutselt. No siis sa võid oma telefonist näidata. Siis on võrdlusmoment olemas. Ehk et GoPro ikkagist on selline sekund, kui see pilt muutub, aga siin Sonyl täitsa nagu peaaegu laivis võib-olla siin väike vahe on nagu sees. Mina võtaksin pigem nagu isegi Sony, et mulle meeldib stereoheli ja mulle meeldib selle seadme nagu tegumood ja mulle kuidagi... Ütleme, et ega ka Driftil see lääg oli peaaegu olematu Drifti rakenduse puhul ja kui nüüd neid rakendusi muidugi omavahel pingeritte panna, siis loomulikult number 1 oleks ikkagi GoPro rakendus. Just. Sest siin saab tegelikult muuta kõike, mis kaameras on, saab ka vaadata. Number 2 oleks Drifti rakendus, mis on ka väga funktsionaalne, kust saab tegelikult ka päris palju asju teha, saab videosid vaadata, aga GoPro plussiks on see, et rakendus, vähemalt minu jaoks plussiks, on see, et rakendus on olemas ka Windowsile, Windows Phone'ile, Drifti puhul, iOS ja Android ja iOS-i peal pean ütlema ka, näiteks iPadi peal näeb see rakendus välja selline üsna kole, et on selline väiksemas mõõdus lihtsalt suureks venitatud. Sony puhul Play Memories on muidugi olemas mõlemale, siis nii ka iOS-ile kui Androidile, aga mitte ka Windows Phone'ile. Just. Ja üks asi, mis GoPro'l tegelikult on päris hea on see, et sa võid hoida ainult Wi-Fit eraldi sees ja siis sa saad seadet kaugelt sisse lülitada telefoniga niimoodi, et kaamera ei pea ise sees olema.
saate sisse ja välja lülitada, vajadusel siis võite kuskile panna sellisesse kohta, kus teda võib-olla näpuga ei saa minna puutuma ja on seda videot võimalik nagu siis tööle panna. Aga siin on näha siis, et kui ma kätt liigutan, siis see asi nagu võtab natukene aega. Ja heli tuleb ka läbi, et heli tuleb samamoodi viibega läbi, et need on ilusti süngis. Jah, heli teist heli tule, eks. Just, et heli teist heli tule läbi. Ehk et GoPro on kindlasti rohkem selline seade, mis on läbi mõeldud ja nagu kuidagi rohkem nagu valmis võib-olla, aga just ongi see, et kellele mis meeldib ja mina nagu näen siin Sonyl oma mingisuguseid eeliseid ja GoPro on siis jällegi võib-olla pildikvaliteedi tipp. Jaa, Sony eelised on kindlalt GPS, et Sonyl saab panna GPS-iga, uus soft on ka Play Memories nüüd, mis on siis masina peal, käib suure arvuti peal. Seal on tulnud juurde kui layerite režiim, et saab kohe võtta näiteks, kui olete mingi ringraja mees, siis Sony on just väga kihvt, et me kahjuks ei jõudnud praegu ringrajale. Aga läheksime, sest et alla saab panna kiiruse mõnusalt ja saab ka üles või ta ise tekitab kohe sellise nagu sellest läbitud rajast tekitab väikse kaardikese nagu automängude sõbrad teavad alati, et üleval, kui te mängite, siis on seal selle pisikese raja profiil, kus sõit käib. Et selle kõik Sony tekitab päris andmete põhjal. Väga lahe asi. Sony puhul kindlasti tasub mainida ka sellist lisavarustust, mida ei ole ühelgi teisel. Lisaks GPS-ile on siin ka stabilisaator. Küll elektrooniline, aga siiski, et vaatenurka tõmbab ta selle arvelt kokku, kui muidu on see vaatenurk siin kusagil 170 kraadi ulatuses neil kõigil, et kõik maailm jääb peale, siis Stabika puhul on 120 kraadi vaatenurk, aga ma pean mainima, et kas või pommikoera test näitas päris hästi, et kui Stabikas on ikka sees, siis ikka on koerakaamera pilt palju stabiilsem. Drifti oleme kuidagi nüüd lõpuks oma kiitmise või arvustamise unarusse jätnud, et siin ei ole ka nagu midagi väga halvasti, aga mis mulle ei meeldi, on see, et ta on hästi suur ja raske. Loomulikult, kui teised korpusesse panna, ega nad ei ole ka väga palju kergemad, aga Drift on selline pontsakas. Samas Drifti plussideks on kahtlemata see, et kohe on ekraan, seda saab keerata, seda ei saa ühelgi teisel keerata. Just, see on väga tegelikult tänuväärt funktsioon, et kui sa oled peale seadistanud kuskil, et saad seda ekraani nagu rakendus ka täitsa töötab ja see karbis olev pult ka väga toimiv. Väga hea. No see on see kastanit tulest välja. Jah, see on tegelikult töötab tõesti väga hästi. Driftil on ka kinnitustena siin kaasas lisaks kleebitavatele veel rihmaga, oli õlakinnitus just, et saab kohe kanna kaamera selle siia. Teistel tuleb see kohe juurde osta, aga hindadest me muide ei rääkinud, hind on ka oluline asi siin võrrandis. Absoluutselt, see on väga oluline. Hero 3, see on nüüd 3 pluss on seal, vahet pole neil isegi nagu näha. Muidugi see on kõige kallim, see on 450 €, et see on tõesti ka on. Järgmine on siis Drift. Driftist on ka saadaval natukene vist näitajatelt isegi veel vingem versioon. Ma saan aru, et see HD Ghost ei ole neil päris tipp, et selles mõttes võib-olla ei ole ka päris õige neid kõiki siin nüüd kõrvutada, aga hinna poolest peaks olema see HD Ghost 350. Nii et juba üks jagu odavam ja siis Sony lausa, vaatasin, et praegu Eestist siin pakutakse osad poed lausa 250. Arusaadavalt, miks mina valiksin siis selle seadme, et ma ennem tormasin ette oma valikuga, aga mina ikkagist vaatan natuke ka rahakoti järgi, et ma saan sealt oma autohuvi jaoks nagu kaardirakenduse, GPS-i ja kõik muud asjad nagu ilusti filmi peale. See on õige, jah. Stereo heli, kui ma filmin kuskil sees. Hero 3 plussist on olemas ka Silver Edition, sest see on Black Edition, mida me räägime. Ja Silver on 100 € odavam. Nii et ega see, nagu ikka, tegelikult kõik need ekstreemkaamerate saated on meil lõpuks päädinud sellega, et me ei oska mitte midagi öelda. Me lihtsalt heietame, vaatame nüüd üle ja siis ütleme, mingi ise poodi ja ostke selline, mis teile meeldib. Aga me saame välja öelda, et mis siin nagu on hästi tehtud, et Herol on kindlasti kõik asjad karbis kaasas head, ehk kinnitused. Ega seal karbis ka väga palju ei ole, aga kõike saab. Ja. See vaakumpump, seda sul karbis ei ole, selle ma lihtsalt andsin, sest Rando andis mulle selle. Ja samamoodi on ka see pump, mis oli Driftil, et see anti ka mulle küsimise peale. Et neid autoklaasi kinnitusi reeglina ei ole kaasas. Võib-olla Herol on küll mingid eraldi komplektid, mingid rallisõitjate komplekt ja purjetajate komplekt. Aga Herol vaieldamatult see ulatus asjadest on väga suur. Tõenäoliselt ka Herol saab selle kaamera panna pommikoerale kõhu alla ja peale. Et nagu Sonylgi, aga Sonyl lihtsalt ma kohe nagu päriselt nägin, et see on olemas ja pommikoera saime ka koos Sonyga. Ja jah, me ringi keele Drifti juurde tagasi, aga kahju on mul sellest kontuuri enam meil ei ole siin
kontuurist on kahju ja kontuurist on mul kahju sellest, et ühelgi ei ole sellist mõnusat suurt nuppu siin peal. Turule on tulemas muidugi ka Shimano tootja poolt tehtud ekstreemkaamera, mis võib-olla tasub ka ülevaatamist ja tegelikult neid tootjaid on väga palju, et ma siin mõtlesin küll, et võiks kõik need üles lugeda, et need on ikka kohutavalt mitmeid turule tulnud, kõik tahavad nagu seda turgu saada. Noh, eks vaatame, kuidas neil läheb, et kas nad saavad siis GoProst paremaks või ei saa. Ja muidugi saade juba saabki läbi, aga me ei ole ju rääkinud pildi kvaliteedist ka väga midagi. GoPro kiitsime, GoPro on hea. Sony on nii ja naa. Tegelikult ei ole halb, Sony on pimedas ka päris hea. Aga üldiselt kuidagi Sony puhul, ma juba eelmisel aastal ma mäletan, millega ma Sonyt võrdlesin, niisuguse hea valvekaameraga. Sonil kuidagi nagu... Et kui seisab, siis on hea. Ei, kuidagi selline, ma ei oska, see pildi koloriit on natuke selline nagu hallikas või siuke plass või samas ei saa öelda midagi otseselt halba, aga lihtsalt võrdlusena Heroga. Sony kuidagi ei ole nagu niivõrd selline kirgas ja detailne, aga samal ajal Sonil on ka ikkagi pimedas asi palju ilusam, kui on driftil. Et drifti kõige suurem miinus kahtlemata on see, et kui ikka väljas läheb hämaramaks, siis hakkab tulema müra, igasuguseid muid mitte nii toredaid asju. Vot nii ongi, et Sony saate siis panna pommikoerale selga. Driftil pole vaja korpust, saab objektiivi keerata ja Hero on lihtsalt hea. Ma ei oskagi nüüd rohkem midagi öelda.